Tere, mina olen Joosep Ringmäe ja me läheme edasi evangelismi kooliga. Ja täna me räägime sellisel teemal nagu inimhirmust vaba. Ja tihti inimestel on evangeeliumi kuulutamisega just see probleem, et neil on inimhirm. Neil on hirm selle ees, et rääkida võõraste inimestega, kas tänavatel või isegi oma kolleegidega või üldse oma sõprade või tuttavatega kuskil Jeesusest rääkida on nende jaoks üks väga suur samm. Ja tihti see samm on just hirmu taga kinni. Aga ma tahan koos sinuga minna täna Jumala sõnasse ja näha seda Jumala sõnast, et me oleme tegelikult hirmust vabaks tehtud. Ja me ei pea elama kuidagi hirmu vangis, vaid me saame elada vabana hirmust. Ja kui me vaatame 2. Timoteose kirja ja 1. peatükki, siis 6. salmis siin Paulus räägib Timoteosele. Sel põhjusel tuletan ma sulle meelde, et sa taas õhutaksid lõkkele Jumala ande, mis on sinus minu käte peale panemise kaudu. Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu. Ära siis häbene tunnistamast meie issandat ega mind tema vangi, vaid kannata koos minuga kurja evangeeliumi pärast Jumala väe abil. Nii et Paulus ütleb siin, et Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu. Nii et järelikult, kui Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu, siis sellest me võime järeldada, et Jumal on andnud meile julguse vaimu ja see on püha vaim. Püha vaim on julguse vaim ja pühas vaimus ei ole mitte mingisugust hirmu. Ja me ei peaks käima hirmus oma igapäevaelus. Me ei peaks olema kinni kuskil hirmu taga, vaid me saame elada vabadena Jeesuses Kristuses. Sest et Kristus on meid vabaks teinud ja siin samas 8. salm ütleb, et ära siis häbene tunnistamast meie issandat. Nii et me ei peaks häbenema Jeesust. Jeesuses ja evangeeliumis ongi ju see vägi päästeks. Miks me seda peaks häbenema? Ja seda ütleb Rooma 1.16 samamoodi, sest ma ei häbene evangeeliumi. See on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. Nii et evangeeliumis on Jumala vägi päästeks. Kujutad seda ette, et sinul on see sõnum, mida sa saad jagada teiste inimestega ja selles sõnumis on Jumala vägi, et inimesed saaks päästetud. Inimesed saaks päästetud patust ja päästetud igavesest surmast, päästetud põrgust, päästetud ühest elust, mis on täis pimedust ja õnnetust, et päästa neid sellest elust välja ja tuua nad ühte ellu, mis on täis Jumala headust, kus neil on kindel tee taevasse. Nad teavad, et neil on igavene elu koos Jumalaga. Nii et meil on see sõnum ja mõtle, kui vägev see sõnum on. Ja siin Paulus ütlebki, et ma ei häbene evangeeliumi. See on ju Jumala vägi päästeks. Me ei peaks häbenema evangeeliumi sellepärast, et see on nii vägev. Sellepärast, et selles sõnumis on see Jumala vägi päästeks. Meil pole mitte mingit põhjust, et seda häbeneda. Nüüd selleks, et me saaksime elada ühte hirmuvaba elu, me peame mõistma seda, et püha vaim, kes on julguse vaim, et ta on meie sees. Ja kui me oleme uuesti sündinud, kui me oleme andnud oma elu Jeesusele, siis Piibel ütleb tegelikult seda, et vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. Ja me peame elama selles uue loodu mõtteviisis, kus me ei identifitseeri ennast enam selle vana loodu järgi, kes võib-olla oli arg, võib-olla tal oli hirm, võib-olla ta ei osanud inimestega rääkida ja nii edasi. Nüüd me oleme Kristuses uus loodu. Me oleme võtnud vastu Jeesuse oma südamesse. Püha vaim, kes on julguse vaim, elab meie sees. Nüüd me ei peaks mõtlema enda kohta selle järgi, et ma olen ju kartlik, ma olen ju tagasihoidlik. Ma ei ole ju päris selline inimene, kes räägiks võõrastega Jeesusest. Ma ei ole ju päris selline inimene, kes jagaks oma töökaaslastele Jeesusest. Aga see on sinu vana loomus. See on see,
kuidas sa ennast tunned võib-olla oma lihalikus ihus, aga Jumal on andnud sulle julguse vaimu. Kujutad sa ette, et Peetrus, vahest me vaatame Peetruse peale, vaatame kõik, mis ta apostlite tegudes tegi ja mõtleme, et vau, vägev Jumala mees. Ta kõndis koos Jeesusega, vägev Jumala mees. Aga tead, et Peetrus salgas Jeesust 3 korda, võib-olla sa oled lugenud seda, aga lähme vaatame seda lugu. Ja see on Markuse 14. peatükis ja ma alustan 66. salmist. Siin ütleb, ja kui Peetrus oli allõues, tuli üks ülempreestri teenija tüdruk ja nähes Peetrust ennast soojendamas, ütles tema otsa vaadates, kas sina olid selle naatsaretlase Jeesusega? Aga tema salgas, ma ei mõista ega saa aru, mida sa kõneled. Ja ta läks sealt välja eesõue. Ja nähes teda seal, hakkas sama teenija tüdruk jälle ütlema juures seisjatele, et see on üks nende seast. Aga Peetrus salgas taas. Ja üsna varsti ütles üks juures seisjaid taas Peetrusele, tõesti, sina oled nende seast, sinagi ju galilealane. Tema hakkas aga sajatama ja vanduma, ma ei tunne seda inimest, kellest teie räägite. Ja kohe laulis kukk teist korda. Ja Peetrusele tuli meelde lause, mis Jeesus oli talle öelnud, enne kui kukk 2 korda laulab, salgad sina 3 korda ära ja ta puhkes nutma. Nii et me näeme, Peetrus, tema juurde tuleb üks teenija tüdruk, võimalik, et ta oli üks noor tüdruk ja ütles talle, et kuule, et kas sina ei olnud mitte Jeesusega? Ja selles olukorras Peetrus lõi kartma ja ta ei julgenud öelda, et tema oli koos Jeesusega. Nüüd Peetrusel oli hirm selle ees, et rääkida teistele Jeesusest. Võib-olla me oleme iseennast samamoodi leidnud sellisest olukorrast, kus meil on olnud hirm selle ees, et rääkida inimestele Jeesusest, et jagada neile evangeeliumi. Võib-olla sa oled olnud sellises olukorras, kus sa koged seda püha vaimu koputust sinu südamel, et rääkida kellelegi Jumalast, et pakkuda kellelegi palvet. Aga sa ei ole seda teinud, sellepärast, et hirm on tulnud sinu üle ja sa oled allunud sellele hirmule ja mitte püha vaimule. Nüüd me näeme, et Peetrus oli samas olukorras. Aga Peetrus muutus. Jumal tegi midagi vägevat tema sees ja me näeme seda apostlite 2. peatükis. Me teame, apostlite 2. peatükis oli see 4 pühipäev, kus püha vaim langes ja nad olid seal ülemises toas ja püha vaim tuli nende peale nagu tuleleekidena ja nad said täidetud püha vaimu väega. Ja nüüd kujutad sa ette kõikidest nendest inimestest. Piibli järgi seal oli 120 inimest, kes sinna alles jäid ja kõikidest nendest inimestest, kes astub esile? Astub esile Peetrus. Apostlite tegude 2. peatükis ja 14. salmis ütleb nii. Siis tõusis Peetrus koos nende 11 püsti, tõstis häält ja kõneles neile. Juuda mehed ja kõik Jeruusalemma elanikud, olgu see teil teada, pange tähele mu sõnu. Nii et kujutad ette, seal oli tuhandeid inimesi kokku tulnud, sest nad kuulsid seda häält tulemas sealt kohast ja nad kõik kogunesid kokku ja me teame isegi ajalooliselt, et seal oli palju rahvaid, erinevaid rahvusi oli seal koos, sest et seal olid pühad ja need rahvad tulid kokku sinna ja nad kuulasid ja Peetrus kõva häälega hüüdis üle nende tuhandete inimeste ja hakkas kuulutama evangeeliumi. Selle mehe peal oli üks üleloomulik julgus. Kujutad sa ette, et see sama mees, kellelt küsis see noor teenija tüdruk, kas sina olid Jeesusega? Ja ta oli kartma, tal oli hirm ja ta ei öelnud talle, vaid ta hoopis valetas talle. Ja niimoodi 3 korda ta salgas Jeesust. Ja nüüd see sama mees läheb tuhandete inimeste ette, kelle seas on ilmselt variserid ja kirjatundjad ja kõik need erinevad inimesed ja võib-olla ka need inimesed, tegelikult päris kindlasti ka need inimesed, kes olid osa sellest, et Jeesus löödi risti. Kes olid osa sellest, kui Jeesus oli seal kohtu ees ja need, kes hüüdsid löödagu ta risti. Need inimesed olid ka seal ja nüüd Peetrus läheb nende ette hüüdma kõva häälega ja vaata, kui sa vaatad selle sama peatükk ja salm 36, siis siin Peetrus räägib edasi ja ütleb niimoodi, kogu Iisraeli sugu teadku nüüd kindlasti, et Jumal on tema
teinud issandaks ja messiaks sellesama Jeesuse, kelle teie risti lõite. Kujutad sa ette, milline julgus või millist julgust on vaja selleks, et Peetrus on tuhandete inimeste ees ja seal on ilmselt need inimesed, kes lõid Jeesuse risti ja ta ütleb neile näkku, et tema on teinud issandaks ja messiaks sellesama Jeesuse, kelle teie risti lõite. See ei ole loomulik julgus. See ei olnud Peetruse iseloom, et tema oleks olnud üks julge mees. Sest sa näed, et natuke aega tagasi ta just salgas Jeesust 3 korda. See on üleloomulik julgus ja see üleloomulik julgus tuli püha vaimu väest. See tuli sellest, kus Peetrus ja kõik need teised inimesed temaga, kes olid seal ülemises toas, nad said täis püha vaimu. Ja see üleloomulik julgus tõusis üles ja nüüd Peetrus läks ja kuulutas. Kui me loeme seda edasi siin, seda kuuldes lõikas see neile südamesse ja nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele, mida me peame tegema, mehed-vennad. Nii et me näeme seda, et kui evangeelium oli kuulutatud Jumala väega, siis see lõikas nendele inimestele südamesse. Kui me kuulutame evangeeliumi lihtsalt nii-öelda oma mälust maha lugedes ja me ei tee seda püha vaimu väega, siis see jääb kuivaks. Aga kui me teeme seda püha vaimu väes ja püha vaimu julgusega, siis siin me näeme seda, et see lõikas neile südamesse. Me tahame seda näha tänavatel, me tahame seda näha nende inimeste juures, kellele me kuulutame evangeeliumi, et see evangeelium lõikab neile südamesse. Mida see tähendab? Võib-olla sa ise oled ka kogenud seda, võib-olla koguduses, võib-olla kuulates mingit jutlust, kus Jumala sõna nagu lõikab sulle südamesse. Sa saad aru, et ma pean muutuma, et ma pean meelt parandama, et ma olen elanud valesti selles alas oma elus või ma olen teinud seda valesti. Sa koged seda Jumala korrigeeringut ja siin on see, mis nende meestega juhtus. See lõikas neile südamesse ja nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele, mida me peame tegema, mehed-vennad. Aga Peetrus ütles neile, parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andeks andmiseks ning siis te saate püha vaimu anni. Nii et me näeme seda, et need inimesed olid juhitud meeleparandusele ja me näeme pärast, et 3000 meest sai lisatud kogudusse. Nii et see oli üks vägev lõikus, mis tuli esile sellel päeval ja me näeme tegelikult, et sealt läks edasi, see läks nagu lumepallina edasi, kus tuhanded ja tuhanded inimesed tulid Jeesuse juurde, kes võtsid vastu Jeesuse ja parandasid meelt oma pattudest. Aga selleks, et see kõik saaks juhtuda, seal oli vaja kedagi, kes sai täis püha vaimu, kes sai täis püha vaimu väge, püha vaimu julgust ja nüüd ta läks välja ja astus välja selles julguses ja kuulutas julgelt evangeeliumi. Nii et võib-olla sa mõtled, et sa tunned ennast nagu selle Peetrusena, kes salgas Jeesust 3 korda ja kes võib-olla iseloomult sa tunned, et sa ei ole eriti kuidas öelda, et sa oled pigem tagasihoidlik inimene või sa ei taha inimestega rääkida Jeesusest. See ei ole nagu esimene asi, mida sa teeksid. Aga mul on sulle head uudised. Kui sa oled võtnud Jeesuse oma südamesse vastu, siis Jumal tahab sind täita oma püha vaimuga. Ta tahab sind värskelt täita ühe värske julgusega selleks, et kuulutada evangeeliumi. Ma mäletan ühte lugu, kus ma käisin sellises laagris nagu Fire Camp ja see on selline evangelistlik laager, kus me kõik õppisime, kuidas kuulutada evangeeliumit ja mitte ainult üksühele, aga ka nii-öelda krussaadi stiilis, et me mikrofoniga, tänavatel, kõlariga kuulutame evangeeliumit mööda minejatele ja me õppisime seda ja siis me läksime ja praktiseerisime seda tänavatel. Ja ma olin selles laagris, ma olin siis tiimis ja ma olin koos nende juhtidega seal. Ja esimesel päeval me märkasime, et seal oli üks tüdruk, kes istus eraldi, ta ei rääkinud teistega, ta oli tagasihoidlik, ta ei tahtnud isegi juhtidega eriti rääkida. Ja me mõtlesime, et huvitav küll, et mis sellest tüdrukust saab, et see laager on ju nendele, kes on valmis evangeeliumi kuulutama, kes lähevad tänavatele, kes võtavad mikrofoni kätte ja kuulutavad evangeeliumi julgelt ja niimoodi, et kõik inimesed kuulevad tänava peal.
ja mõtlesime, et ei tea, mis temast küll saab, et kas ta saab ikka hakkama sellega. Ja kujutad sa ette, et peale neid 4 päeva, kui me õppisime seda teooriat, siis 5. päeval me läksime tänavatele ja see sama tüdruk, kes oli alguses väga tagasihoidlik, kes ei julgenud inimestega rääkida, siis Jumal tegi ta täiesti vabaks, täitis ta oma püha vaimuga ja seesama tüdruk läks tänavatele, võttis mikrofoni kätte ja kuulutas julgelt evangeeliumi. Nii et ma usun, et kui tema suutis seda, siis sina suudad seda ka. Ja mis sul on vaja selleks? Püha vaimu väge. Et Jumal täidaks sind oma püha vaimu väega. Ja siis see on lihtsalt sinu otsus, et astuda välja usus, astuda üle sellest hirmust ja otsustada, et Jumal, sina oled pannud minu sisse oma püha vaimu ja ma lihtsalt usus astun sisse sellesse, teen oma suu lahti ja räägin. Ja siis Jumal aitab sind, siis Jumal annab sulle selle julguse, annab sulle need sõnad, annab sulle selle väe ja inimesed saavad puudutatud ja see sõna, nagu me lugesime ka siin, see sõna saab lõikama inimeste südamesse. Mäletan ka seda, et kui me seal samas Firecampis kuulutasime, siis ma käisin siis esimesel aastal ka Firecampis ise osalejana. Ja eks minu jaoks oli ka see samamoodi julguse samm, et astuda välja ja kuulutada evangeeliumit mikrofoniga. Aga ma mäletan seda, et see hetk, kui ma võtsin selle mikrofoni kätte ja tegin oma suu lahti ja hakkasin kuulutama, siis ma kogesin, kuidas see Jumala vägi tuli minu peale ja see üleloomulik julgus tuli minu peale, et kuulutada. Ja mul polnud mitte mingit probleemi, et kuulutada seal Tammsaare pargis või Viru väravate juures niimoodi, et kümned ja kümned inimesed läksid mööda ja kuulsid evangeeliumi. Ja me reaalselt nägimegi inimesi päästetud seal, me nägime inimesi tervendatud ja me nägime, kuidas see sõna lõikas neile südamesse. Ja Jumal tahab sinu läbi seda sama asja teha. Võib-olla sa ei võta mikrofoni kätte ja lähe kohe tänavatele, aga võib-olla ta tahab seda teha sinu läbi sinu töökohas või sinu kodus või sinu sugulaste juures, sõprade juures. Ja ma julgustan sind, et kui sa teed selle ususammu ja astud välja ja ütled, et Jumal, ma lihtsalt usaldan sind, et sina oled pannud oma püha vaimu minu sisse ja oma julguse minu sisse ja ma astun välja selle sõna peale, siis sa saad nägema vägevaid asju, sa saad nägema, kuidas Jumala vägi tuleb sinu peale, kuidas Jumala vägi täidab sind ühe üleloomuliku julgusega ja inimesed saavad päästetud ja inimesed saavad puudutatud evangeeliumi läbi. Vaatame sellist kirja kohta veel nagu Apostlite teod ja 4. peatükk. Ja ma loen 8. salmist. Siis Peetrus, nüüd me räägime Peetrusest jälle, see sama mees, täis püha vaimu, märka seda, ta oli täis püha vaimu. Ütles neile, rahva ülemad ja vanemad, kui meid täna üle kuulatakse vigasele inimesele tehtud heateo pärast, mille läbi ta päästeti, siis olgu teile kõigile ja kogu Iisraeli rahvale teada, et see sündis Jeesuse Kristuse natsaretlase nime abil, kelle teie lõite risti, aga kelle Jumal on üles äratanud surnust, selle sama tõttu seisab see inimene siin teie eest tervena. Nii et ta on seal ja seal on rahva ülemad ja vanemad tema ees ja ta jälle täie julgusega ütleb neile, et see sündis Jeesuse Kristuse natsaretlase nime abil, kelle teie lõite risti. Sa kujutad ette, kui vastuoluline on öelda sellist asja inimestele. Teie lõite Jeesuse risti, aga Peetrus oli julge. Temas oli see üleloomulik julgus, et seda öelda. Ja me näeme, et Jumal liikus läbi tema. Inimesed said puudutatud ja inimeste elud said muudetud läbi selle, kui tema astus välja ja oli julge ja kuulutas evangeeliumit. Vaatame ka sellist kirja kohta nagu 1. Johannese 4. peatükis ja 18. salmis. Siin ütleb, armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja. Sest kartuses on karistus, aga kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses. Meie armastame, sest tema on meid enne armastanud. Ja seda me tõesti teeme, et kuna Jeesus on meid armastanud, siis peame meie teisi armastama. Ja see on see, milleks Jumal on meid kutsunud. Aga siin
18. salmi alguses ta ütleb, et armastuses ei ole kartust. Mulle tuleb üks lugu meelde, kus me olime Tartu tänavatel kuulutamas evangeeliumit ja seal oli üks pink, millest me mööda läksime ja justkui muuseas me lihtsalt ütlesime, seal oli 3 meest ja me ütlesime neile, et Jumal armastab teid. Ja me läksime edasi ja üks nendest meestest tõusis püsti ja hakkas meie järgi tulema. Ja ma vaatasin selle mehe poole ja see mees oli siuke, ikka peaaegu 2 meetrit pikk. Ta oli hästi kõhna, tal oli pikad mustad juuksed, päikseprillid ees ja siuke väga hirmuäratav välimus oli tal. Tal olid teksapükste peal, olid luukered ja siis tal on alkoholilõhn juures. Sa mõtled, et okei, mis nüüd saab, eks ju? Natuke hirmuäratav. Ja see mees tuli minu juurde ja ta tuli mulle niimoodi näo ette, minu näost 10 sentimeetri kaugusele ja vaatas mulle silma läbi nende päikseprillide. Ja ta ütles sükse madala hirmuäratava häälega mulle, et ma vihkan kristlasi sellepärast, et nad tapsid minu esivanemaid. Ja ma sain kohe aru, et see on kuri vaim tema läbi rääkimas. Ja ma lihtsalt vaatasin talle silma ja selles olukorras ma võin täiesti kindlusega öelda, mul ei olnud tilkagi hirmu minu sees. Kas see oli sellepärast, et ma olen nüüd üks kartmatu mees siin, Joosep, kes kuulutab evangeeliumi? Ei, see ei olnud sellepärast, see oli sellepärast, et püha vaim on minu sees. Ja selles olukorras mul tuli armastus selle mehe vastu. Isegi kui ta nägi välja hirmuäratav, isegi kui ta põhimõtteliselt tuli mulle näkku ütlema, et ma vihkan sind, sest et kristlased on tapnud minu esivanemaid, ma ei tea, mis lugu tal sellega küll oli, aga mul tuli armastus selle mehe vastu minu südamesse. Ma vaatasin talle naeratades silma ja ma ütlesin, et tead, Jumal armastab sind ja Jumal tahab sind vabaks teha. Ja me saime natuke selle mehega rääkida. Kahjuks ta ei võtnud Jeesust vastu oma südamesse, aga selles olukorras Jumal andis mulle julguse ja see julgus tuli läbi armastuse. See julgus ei olnud selline julgus, et ma hakkan seda meest tampima ja ma hakkan seda meest kuidagi nagu hakkan talle vastu ütlema midagi. Ei, see julgus ei olnud selles. See julgus oli selles, et ma vaatasin talle naeratades silma ja ma ütlesin, et tead, Jumal armastab sind. Jumal tahab sind vabaks teha. Ja ma usun, et see julgus on peidus just selles, et kui me armastame inimesi selle jumaliku armastusega. Kui me läheme tänavatele ja olenemata, missugused need inimesed välja näevad või mida nad meile ütlevad, kas nad sõimavad meie näotäis või mitte, siis me otsustame neid siiski armastada. Ja selles armastuses on see julgus. Sellepärast, et nagu siin see kirja koht ütles, armastuses ei ole kartust. Selles ei ole kartust. Jumal tahab, et me elaksime hirmuvaba elu. Aga seda hirmuvaba elu me saame elada siis, kui me käime teistega armastuses. Kui me otsustame, et ma tahan armastada neid inimesi, kes seal tänavatel on, kes minu töö juures on. Nii et Jumal tahab meile anda seda üleloomulikku julgust. Nagu me nägime Peetruse loos, nagu me näeme läbi apostlite tegude. Jumal tahab meile anda seda üleloomulikku julgust. Et me ei kardaks, et meil ei oleks hirmu, et me ei peaks olema seotud hirmu poolt. Sest et tegelikult see hirm on osa meie vanast loodust. Ja ma tahan siia lõppu lugeda ühe kirjakoha veel. See on 2 Korintlastele 5:17 ütleb nii. Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. Nii et Kristuses ei ole hirmu. See vana loodu on hauas. Me ei pea enam seda vana loodut nii-öelda üles äratama. Me ei peaks selles vanas loodus elama, vaid me oleme nüüd uus loodu. Me oleme koos Kristusega üles äratatud uude ellu ja me saame olla vabad hirmust. Me ei pea olema hirmust seotud, sest et meie sees on püha vaim, kes on julguse vaim. Ja kui me astume selles usus ja armastuses välja, rääkides inimestele Jeesusest, rääkides inimestele Jumala headusest, siis me näeme, kuidas hirm lahkub, kuidas hirmul ei ole mitte mingit kohta enam meie elus. Ja me saame käia selles üleloomulikus julguses. Ja ma julgustan sind, kui sa tundsid ennast ära
nendes lugudes, kui me rääkisime Peetrusest või kui ma rääkisin isiklikke tunnistusi. Ja sa tundsid ennast ära, et tead, et ma olen lasknud sellel hirmul ennast valitseda. Ma olen lasknud sellel hirmul ennast mõjutada. Ja võib-olla sa pole saanud inimestele rääkida Jeesusest isegi selle hirmu pärast. Siis ma julgustan sind, et tänasest peale, et sa teeksid neid ususamme. Järgmine kord, kui sa tunned oma südames, et sa peaksid kellelegi jagama Jeesusest, aga teiselt poolt sa tunned, kuidas see hirm tahab tulla, siis tee see otsus ja astu vastu sellele hirmule. Ütle, ei, ma ei allu sulle hirm. Ütle lihtsalt, et hirm lahku. Sul ei ole mitte mingit kohta minus, sest ma olen uus loodu Kristuses Jeesuses. Vana on möödunud ja uus on tekkinud. Ja minu sees on julguse vaim. Minu sees on püha vaim. Ja sa saad lihtsalt julgelt niimoodi astuda vastu sellele hirmule ja astuda sellest hirmust üle. Ja ma julgustan sind, tee vastupidi sellele, mida see hirm tahab, et sina teeksid. Kui see hirm tahab, et sa hoiaksid oma suu kinni, siis tee oma suu lahti ja kuuluta evangeeliumit julgelt. Kui see hirm tahab, et sa ei läheks selle inimese juurde ja ei palvetaks tema eest, siis mine julgelt selle inimese juurde ja mine ja palveta tema eest. Ja sa näed, kui sa astud üle sellest hirmust, siis lõpuks see hirm jääb täitsa vait ja sinu sees on see julguse vaim, püha vaim ja sa saad vägevaid asju nägema, kuidas inimesed saavad puudutatud ja päästetud ja terveks. Nii et siin lõpus ma tahan lihtsalt palvetada sinu eest, et püha vaim täidaks sind oma uue julgusega, et ta täidaks sind ühe värske julgusega, et sa saaksid tõesti täidetud püha vaimu ja julguse poolt. Nii et Jumal, ma palvetan praegu iga vaataja eest, kes on vaatamas praegu seda saadet. Ja Jumal, ma palun, et sa täidaksid neid oma julguse vaimuga, et sa täidaksid neid oma püha vaimuga just praegu. Ja me käsime igal hirmul lahkuda. Me ütleme, et inimhirmul ei ole mitte mingit kohta nende elus. Ja Jeesuse nimel me võtame meelevalla üle selle inimhirmu ja me käsime sellele lahkuda. Ja me kuulutame täielikku vabadust. Me kuulutame, et Jumala julgus on nende sees. Ja Jumal, ma palun, et sa annaksid igale vaatajale selle võimaluse, et astuda välja usus, et kuulutada kellelegi evangeeliumi. Ja Jumal, ma tänan, et kui nad astuvad välja, siis nad näevad, kuidas sinu julgus ja sinu vägi tuleb nende üle ja nad saavad julgelt kuulutada evangeeliumi. Jeesuse nimel. Amen. Nii et ole julgustatud ja kuuluta julgelt evangeeliumi. Amen.